Pühapäeval kuulsime katkendi Luuka evangeeliumist, kus Jeesus räägib vaimse juhendamise ja südametunnistuse tähtsusest. See tekst kutsus meid sügavalt mõtisklema oma vaimse teekonna ja ligimese armastamise üle. Kas pime saab juhtida pimedat? Eks nad mõlemad lange auku. Need Jeesuse sõnad on terav meeldetuletus meie vastutusest teiste inimeste suhtes. Mõelgem ema Teresa loole, kes Kalkutas hoolitses haavatute ja hüljatute eest, olles valguse kandja neile, kes elasid pimeduses. Tuhkapäeva tähendus seisnebki selles, me tunnistame oma pimedust ja vajadust valguse järele. Paavst Franciscus on öelnud, meie vead ei defineeri meid, vaid defineerib Jumala arm, mis meid parandab. Me ei tohi lasta oma vigadel varjutada halastust ja armastust. Jeesus manitseb meid esmalt vaatama endasse. Miks sa vaatad? Miks sa näed pindu oma venna silmas, aga palki oma silmas ei märka? See on kutse ausaks enesereflektsiooniks. Iga inimene kannab endas nii valgust kui pimedust ning meie ülesanne ei ole kohut mõistva, vaid aru saada. Tuhkapäev on aeg puhastamiseks, alandlikkuseks ja südame uuendamiseks. See on teekond, mille käigus tunnistame oma pudujääke, kuid usaldame samal ajal Jumala lõpmatut halastust. Meie ühiskond vajab täna rohkem kui kunagi varem mõistmist, halastust ja armastust. Ärme lange kiusatusse näha teisi ainult nende vigade kaudu, vaid püüdkem näha neis Jumala kuju.